Tere, hea vaataja! Hõbeda hind tõusis hiljuti 14 aasta kõrgema tasemeni ja viimastel kuudel on hõbe tootluselt ületama hakanud ka kulda. Täna vaatamegi, kuidas hõbe on kulla väiksem vend ja miks võib olla alanud hõbeda kiire tõusutsükkel. Esiteks, hõbe on siis kulla kõrval olulisuselt teine väärismetall. Ja viimaste kuude hinnaliikumised, millest ma selles videos siis räägingi, on minu hinnangul siis kümnendite lõikes väga olulised. Kui vaadata hõbedat, siis üldiselt siis teda võib nimetada nagu selliseks kulla väiksemaks vennaks ja tal on kullaga hästi kõrge hinnakorrelatsioon, et kuna kuld ja hõbe on mõlemad olnud ajalooliselt siis raha ja monetaarsed metallid, siis nad kipuvad liikuma, nende hinnad kipuvad siis liikuma küllaltki sarnaselt. Üks vahe on see, et hõbeda hind on tunduvalt volatiilsem, ehk siis ta kõigub rohkem kui kulla hind. Ehk siis tõusude ajal hõbe kipub pikaajaliselt kallinema tunduvalt kiiremini kui kuld ja languste ajal kipub hõbe siis langema palju rohkem kui kuld. Kulla ja hõbeda korrelatsiooni koefitsient on siis 0,91, kes statistikast midagi teab, siis see 0,91 on väga kõrge korrelatsioon. Sellelt graafikult on siis hästi näha kulla ja hõbeda omavahelist korrelatsiooni. Hõbeda hind on siin oranžiga ja kulla hind on sinisega. Ja siin on hästi näha, kui suur see korrelatsioon tegelikult on, et need kipuvad liikuma küllaltki ühes taktis. Ja siin on ka näha seda veidi, kuidas tõusutsüklite alguses kipub kuld kiiremini tõusma, et kui 2000-ndate alguses hakkas kulla hind tõusma, siis hõbeda hind tegelikult siin liikus ikkagi külgsuunaliselt ja kui juba kuld oli tõusma hakanud. Ja siis 2004. aastal tekkis selline hästi järsk hinnatõus hõbeda puhul. Sama nägime ka tegelikult siin enne 2008 aasta finantskriisi. Aga kui nüüd 2008 aasta finantskriis tuli, siis hõbeda hind sööstis nagu järsult alla, kui ma õigesti mäletan, mingi 60% kukkus. Kulla hind seevastu kukkus ainult 30% kriisi ajal. Aga pärast seda siis hakkasid mõlemad hästi kiiresti tõusma. Ja 2010-ndate tõusutsükkel sai siis läbi aastal 2011. Ja siin viimase aastaga tõusis siis hõbeda hind kuskil $15 pealt siit tõusis $50 untsist, ligi $50 untsist. Ja see, mis me nüüd viimase paari aasta jooksul alates 2022, mis on see põhi siin, oleme näinud, on see, et hõbeda hind on tegelikult tõusnud aeglasemalt kui kuld just siin lõpus. Et kuld on nagu hõbedast kiiremini tõusnud. Ja mis on väga oluline veel on see, et kuld on rohkem tänapäeval monetaarne metall. Hõbe on siis tänapäeval rohkem tööstuslik, et see on peamiselt muutunud siis viimase poole sajandi jooksul ja ka viimase sajandi jooksul. Et 19. sajandil, kui võidutses siis kulla standard ja esindusraha, siis hõbeda nagu monetaarne roll hakkas vähenema. Ja tänapäeval on hõbe siis rohkem tööstuslik metall, et umbes 60-70% hõbeda siis kaevanduste toodangust läheb tööstussektori tarbeks. Ja kui vaadata siis hõbeda fundamentaalnäitajaid, siis need on hetkel päris tugevad, et ma kogu fundamentaalanalüüsi selles videos ei tee, aga ma näitan teile siis nõudluse ja pakkumise tasakaalu. Siin on siis näha hõbeda nõudluse ja pakkumise tasakaalu miljonites untsides, siis alates 2013. aastast. Ja me näeme siin, et viimased siis 4 aastat on hõbeda turg olnud küllaltki suures puudujäägis ja nüüd prognoositakse, et sellel aastal, siis 2025, on hõbeda turg ka küllaltki suures puudujäägis. Selleks, et teile need numbrid midagi ütleks ka, siis aastane hõbeda toodang tänavuseks prognoositakse 1030 untsi ja ta on küllaltki stabiilne olnud viimastel aastatel. Ehk siis kui 117 untsi on puudu, siis turu defitsiit on kuskil 12%. Siin 2022 oli isegi 238, et ligi 25% oli turg puudujäägis. Aga hõbeda turul on siis oluline aru saada sellest, et hõbeda varud, maapealsed varud siis on küllaltki suured ja nendest maapealsetest varudest on võimalik siis hõbeda puudujääki suuresti katta.
noh, see on see, mis eristab hõbedat teistest toorainetest, nagu näiteks, ma ei tea, nisu või nafta. Noh, nisu ei säili nii kaua, et hõbe säilib väga pikalt. Noh, siin nisu puhul on niimoodi, et kui see toodetakse, siis ta tarbitakse suht kiiresti ära. Ehk siis, kui sul turul tekib puudujääk, siis ta mõjutab hindu koheselt praktiliselt. Aga hõbeda puhul on see, et kui turul tekib puudujääk, siis hinna mõju ei pruugi kohe tulla, sellepärast, et sul on nii suured maapealsed varud, kus saab siis seda puudujääki katta. Et selline, see on siis selle hõbeda nõudluse pakkumise dünaamika peamine erinevus teiste turgudega võrreldes. Ja sama kehtib ka tegelikult suuresti kulla puhul. Kes soovib siis hõbeda nõudluse pakkumise kohta rohkem infot saada, siis silverinstitute.org on siis publitseerinud iga aasta World Silver Survey't. Selle aasta publikatsioon tuli välja siis, vist oli, kui ma õigesti mäletan, aprillis. Ja siin on näha siis iga-aastaselt, et kui palju siis kaevanduste toodang on. Me näeme, et sellel aastal prognoositakse 1030 miljonit untsi siis kaevanduste toodanguks. Ja väga suur osa sellest, ehk siis 677, peaks minema siis tööstussektorisse. Ja siin on hästi näha, kuidas siis tööstussektori kasv on pikaajaliselt päris kiire olnud. Et aastal 2016 oli siis 491 untsi ja sellel aastal juba 677 miljonit untsi siis. Ja arvatakse, et see tööstussektori siis nõudlus kasvab edasi. Ja see on üks peamisi põhjuseid, miks siis hõbeda turg on puudujäägis. Ja mis peaks siis hindu edasistel aastatel ka toetama. Et hõbe on hästi oluline metall elektroonikas, päikesepaneelides. Hõbe üldiselt on siis nafta järel enim kasutusalasid omav tooraine. Kui ma õigesti mäletan, siis naftal oli kuskil 30 000 kasutusala ja hõbedal on kuskil 10 000. Et hõbe on hästi oluline, et noh, näiteks meditsiinis ja riietes kasutatakse ja noh, üldse kõik elektroonika, ükskõik milline elektroonika, mida te kasutate, et seal on tõenäoliselt hõbedat. Ja mis on veel hästi oluline hõbeda puhul on see, et kui me vaatame siis ajalooliselt kulla ja hõbeda tõusutsükleid, siis tõusutsüklites kipub hõbe siis kullast hiljem kallinema. Ehk siis see kiire hinnatõus kipub tulema siis tsüklis hiljem. Ma räägin siis ka erinevatest stsenaariumitest ja sellest, et kas hõbe siis jõuab lõpuks uute rekorditeni. Et praegune hinnaliikumine võiks viidata sellele, et hõbe võib lähitulevikus rekordit proovile panna. Ma kohe näitan teile. Esiteks hõbeda hind murdis siis läbi olulise taseme ja see võib viidata sellele, et ees on selline kiire tõusuperiood. Ja tavapäraselt eelneb siis suurtele liikumistele turule tehnilise pildi ehk siis graafiku analüüsi märkimisväärne paranemine. Ja seda nägime tegelikult ka kullaturu puhul 2023. aasta lõpus ja 2024 aasta alguses. Ja kui turul on siis samal ajal ka fundamentaalne pilt aastate jooksul tugevnenud ja tehnilist pilti vaadates toimub siis mingisugune läbimurre, siis võibki tulla see, et hinnad hakkavad väga kiiresti liikuma. Nii siin on siis näha hõbeda hinda viimase 20 aasta jooksul ja seda läbimurret on siis näha siit. Ja see on siis selle kollase joonega on siin see 34,5 kuni $36 vastupannutase. Ja siin käis siis hõbe viimase aasta jooksul 2 korda. Ja enne seda siis käis hõbe siin ka 3 korda aastatel 2012-2013. Et see on ka väga oluline. Et see hoidis tegelikult hõbedat siin tagasi ja lõpuks siis hõbe nagu kukkus väga järsult hinnas pärast seda nagu meeletut hinnakasvu, mis oli siin aastatel 2010-2011. Ja nüüd pärast seda läbimurret, kuna tehniliselt praktiliselt ühtegi takistust nendel tasemetel siin ei ole, siis võib hõbeda hind küllaltki kiiresti liikuda siia $50 juurde ja jõuda siis nende rekorditeni, mis saavutati aastal 2011. Aga see $50 tase siis võib kujuneda ka küllaltki tugevaks vastupanu tasemeks. Ja põhjuseks on see, et siin on 2 väga pikaajalist hinnatippu, et lisaks 2011 aasta tippudele pärinevad samalt tasemelt siis ka 1980 aasta jaanuari tipud. Ja siin meeldib paljudele joonistada sellist siis formatsiooni, mida nimetatakse cup and handle ehk siis sisuliselt tass, et ta näeb välja nagu tass. Ja see on siis tõusule viitav formatsioon, et kui ta nüüd tõuseb siia $50-ni
ja noh, oletame, et ta tuleb siit natuke alla ja lõpuks sellest läbi murrab, siis ta võiks liikuda sama võrra üles, kui on see vahemik siin. Et võiks siis liikuda 3-kohalise hinnani, aga noh, need on kõik spekulatsioonid. Ja viimastel kuudel ongi siis hõbeda hind tegelikult tõusult märgatavalt kulda ületanud. Ja enne seda siis aastatel 2022 kuni 2025 jäi hõbe tegelikult kullale alla. Oluline on see, et tegelikult tõusutsüklite alguses kipubki siis hõbe kullale alla jääma ja hiljem siis järele tulema, nii nagu ma olen siin videos juba ka märkinud. Kui vaadata ajalugu, siis pärast esialgset tõusu on pea alati tulnud periood, kus hõbe ületab siis märkimisväärselt kulda. Seda me näeme hästi, kui me vaatame kulla ja hõbeda hinna suhtegraafikut, ehk siis mitu untsi hõbedat on vaja selleks, et osta 1 untsi kulda. Ja vaatame siis seda graafikut. Siin on siis näha kulla ja hõbeda hinna suhet viimase 20 aasta jooksul. Ja siin esimese asjana me näeme, et sellised järsud ülesliikumised on toimunud kriiside ajal. See on siis 2020 aasta koroonakriis ja see on siis 2008 aasta august, kuu enne Lehman Brothersi kollapsit, et siin liikus ka see kulla ja hõbeda hinna suhe järsult üles. Ehk siis hõbe odavnes kulla suhtes. Ja nüüd, kui me vaatame seda viimaseid 3 aastat, mis on siin märgitud, siis kulla ja hõbeda hinna suhe on ka siis liikunud külgsuunaliselt ja siis siin lõpus liikus ka üles, kui see Trumpi tariifide teema hakkas. Ja nüüd on hakanud kulla ja hõbeda hinna suhe siis langema, et viimased kuud on olnud hõbe tegelikult parem investeering kui kuld. Ja minu hinnangul on küllalt arvestatav tõenäosus, et me tegelikult liigume siit veel allapoole ja jõuame siia siis 60 tasemele, kust pärinevad siis aasta 2021 aasta põhjad. Ja noh, kui me 60 tasemele jõuame ja oletame, et kulla hind kaupleb $3000 juures untsist, siis võikski hõbeda hind maksta $50 untsist. Miks siis hõbe kipub tõusutsüklites kullale alla jääma? No esiteks kuld on siis väärismetallide seas juhtiv metall. Selle turg on nagu tunduvalt suurem, selle turuväärtus kokku on siis 10 korda suurem kui hõbedal. Seda on kergem hoiustada, ta võtab vähem ruumi ja ta on siis hinnalt stabiilsem, et ta kipubki esimesena siis liikuma. Ja üks suur põhjus, miks kulla hind enne liigub, on siis institutsionaalsed investorid ja nemad siis on nii-öelda selline tark raha ja nad kipuvad siis investeerima pigem kulda, sest nad ostavad kulda selle tõttu, et kuld on väga stabiilne ja asendab siis turvasadama varana teisi varasid, et hõbedat ei saa niivõrd palju pidada turvasadama varaks, sellepärast et ta hind on nii volatiilne lihtsalt. Ja tõusutsükli alguses kipuvadki siis need institutsionaalsed investorid, investeerimisfondid, erinevad suured investorid, kes siis miljarditega investeerivad, nemad kipuvad siis kulda ostma pigem, sellepärast et kuld võtab nii palju vähem ruumi kui hõbe, et kilo kulda maksab praegu umbes $100,000, aga kilo siis hõbedat maksab umbes $1200. Ja teine põhjus on siis see, et praeguse tõusutsükli üheks peamiseks põhjuseks on siis keskpankade ostud ja keskpangad ostavad kulda, et keskpangad ei osta monetaarse varana või siis oma reservidesse hõbedat. Ja see on üks põhjustest, miks siis kuld on praegu hõbedat ületanud. Ja võib öelda siis, et hõbeda hind hakkab tõusma hiljem, kui siis väärismetallide tõusutsükliga liituvad jaeinvestorid. Turg hakkab nägema siis hõbeda alahinnatust kulla suhtes ja üldse, kui kuld väga palju juba tõusnud on, siis hakatakse otsima varasid, mis võiksid odavamalt hinnastatud olla. Siis korrelatsioon kullaga tuleb rohkem esile ja neljandaks siis hõbe kipub kiiresti tõusma siis, kui siis kogu tooraine sektoris, mitte ainult väärismetallide seas, muutub see hinnakasv siis laiapõhjaliseks, et hakkavad kallinema, ma ei tea, alumiinium, nikkel, vask, nafta, et kõik see tooraine sektor hakkab kallinema, oletama mingi inflatsioonilaine tõttu, siis kipub hõbe kogu selle tooraine sektoriga kaasa minema. Ja tihtipeale kipuvad toorained olema ka korrelatsioonis kulla hinnaga. Seega siis, kui me nüüd need 2 faktorit oletame kokku paneme, et kulla hind on tõusutsüklis, sellepärast, et ta on saamas kõige olulisemaks reservvaraks globaalselt ja samal ajal siis oletame, meil tuleb inflatsioonilaine ja tooraine hinnad hakkavad tõusma, siis hõbeda jaoks on nagu perfektne torm. Võtan nüüd selle teema kokku ja räägin ka sellisest pikaajalisemast pildist.
No esiteks hõbedaturg on puudujäägis, mis peaks siis pikaajaliselt hinda toetama. Nagu ma rääkisin, seda on hästi oluline metall tööstuses ja tulevikutehnoloogiates. Ja minu hinnangul siis kulla ja hõbeda hinnasuhe võiks pikaajaliselt liikuda 10–30 vahemikku. Ja see tähendab siis sisuliselt 3-kohalist hõbeda hinda vähemalt. Ma näitan teile ka kohe seda siis graafikul. Siin on näha siis kulla ja hõbeda hinnasuhet viimase sajandi jooksul. Ja siin on hästi märgata, kuidas ta on liikunud selliste suuremate tsüklitena. Nüüd me näeme siis viimase 80 aasta graafikut ja siin on hästi näha, kuidas siis 1980. aastal, kui oli siis esimene suur väärismetallide tõusutsükkel ja see saigi läbi siis 1980 jaanuaris, siis kulla ja hõbeda hinnasuhe langes siin kuskil 16 juurde. Siis tegelikult, siin ei ole seda näha, 1920-ndatel siis langes kulla ja hõbeda hinnasuhe kuskil, kui ma õigesti mäletan, ta oli kuskil 20 juures. Ja siin 2011, kui oli siis viimane tõusutsükkel läbi sai, siis kulla ja hõbeda hinnasuhe langes 30-ni. Ja kuna mina arvan, et meil järgmine tõusutsükkel kestab veel päris pikalt, ma ütleks ajaliseks vahemikuks kuskil 5–12 aastat, siis võib oodata selle hinnasuhte langust. Ja ma arvangi, et ta langeb kuskile siia 10 ja siis 30 vahele, ehk siis liigub siia pikaajaliselt. Ehk siis see tähendab seda, et hõbe kallineb tegelikult kullast selle tõusutsükli vältel. See ei pruugi siis terve tõusutsükli vältel niimoodi olla, aga tervikuna terve väärismetallide tõusutsükli vältel hõbe ikkagi kipub tõusma kullast rohkem. Eelmine tsükkel algas aastal 2001 umbes. Ja kui me tsükli lõppu vaatame, siis lõpuks kulla ja hõbeda hinnasuhe oli madalamal tasemel, ehk siis hõbe tegelikult lõpuks tõusis rohkem kui kuld. Sama nägime ka tegelikult 70-ndate tõusutsükli ajal. See tsükkel algas kuskil siin ja lõppes siis aastal 1980. Ja me näeme, et veidi langes selle perioodi jooksul kulla ja hõbeda hinnasuhe, aga just tsükli teises pooles langes see hinnasuhe märgatavalt. Et tegelikult tõusutsükli alguses hinnasuhe kasvas, ehk siis kuld kallines hõbedast kiiremini esimestel aastatel, siis kuskil 3–4 aastat. Minu baasprognoos, mida ma siis kullaturu analüüsides olen ka viimastel kuudel ära märkinud, on see, et aastaks 2030 võiks siis kulla hind kaubelda 6000 ja 7000 dollari vahemikus. Miks see niimoodi on, ma ei hakka sellesse praegu selles videos laskuma, aga kui me eeldame siis seda, et kulla ja hõbeda hinnasuhe langeb selleks ajaks 60-ni ja kuld kaupleb 6000 juures, siis võiks hõbe maksta $100 untsist. Ma arvan, et see on täiesti arvestatav võimalus, et see juhtub. Aga oluline on rääkida alati ka riskidest. Kui meil peaks tulema majanduslangus näiteks, siis see mõjutab hõbedat rohkem, sest hõbe on tööstuslik metall ja kui tööstusega midagi juhtub majanduslanguse ajal, siis väheneb ka hõbeda nõudlus ja hõbe saab palju tugevamalt pihta kui kuld. Seda ma ka märkisin, et aasta 2008 ja 2020 tegelikult kulla ja hõbeda hinnasuhe väga järsult kasvas. Nii et vaatame seda graafikut uuesti. Me näeme, et viimase 2 kriisi ajal kulla ja hõbeda hinnasuhe järsult kasvas. Ja kui nüüd siis peaks mingisugune kriis tulema, siis on üpris tõenäoline, et me näeme mingit sellist liikumist jälle, et hõbe kukub järsult, kuld kukub ka, aga siis pärast seda hästi kiiret tõusuperioodi näeme väärismetallide turul. Et siis kui kriisile reageeritakse jälle rahatrüki ja madalate intressidega ja võib-olla siis tuleb uus inflatsioonilaine ja nii edasi, et neid stsenaariume on erinevaid. Aga pikaajaliselt ma arvan ikkagi, et praegu on tõenäosus kasvanud, et me liigume siis kulla ja hõbeda hinna suhtes alla ja liigume siia 60 tasemele. Kes soovib selle teema kohta rohkem lugeda, siis Davidi uudiste lehel selline artikkel hõbeda turul toimus oluline läbimurruk, kas näeme kiiret tõusu rekorditeni. Siin on kõik siis kirjalikult ka kirja pandud ja kes soovib aru saada sellest, et kuidas hõbeda turg siis toimib, siis 2024. aasta siis veebruaris avaldasin sellise artikli, analüüs, kas suur puudujääk hõbeda turul paneb hinnad lõpuks tõusma. Sellel hetkel, kui ma selle avaldasin, siis tegelikult hõbe kauples $22 juures untsist. Tänaseks on siis hõbeda hind 37, et seal kuskil 70–80% on tõusnud hind. Aitäh kõigile, kes seda videot vaatasid. Näeme juba järgmises videos.